Jung kohtleb ikkagi unenägu kui fakti. Et ta kohtleb seda nagu psüühilist fakti, mille siis meie alateadus meile saadab. No täna meil, ütleme, teadus on ka see, et kõik on vaja faktiliselt ära tõestada. Aga raske on teispoolsusest fakte tagasi tuua. No Jungi järgi me ju sellepärast neid unenägusid saamegi. Rääkida natuke sellest kollektiivsest alateadusest, et mis see tähendab? Teatud mõttes on see selline, vähemalt Jungi järgi on see selline ühisväli, millega me oleme nagu kõik seotud. Et seal on siis selles kollektiivses psüühias asuvad siis nii-öelda need arhetüübid. Ja kui küsida, et mis need arhetüübid siis on, siis põhimõtteliselt nad ongi need maatriksid, mis kujundavad nagu meie sellist psüühilist maailma teatud reeglite järgi. Et väga palju on unenägude raamatuid umbes, mis ütleb, et kui näed seda, siis nüüd on too, on ju. Just. Paljud inimesed näevad und ja teinekord me võtamegi võib-olla liiga otse neid asju või et... Me lihtsustame. Yeah. Inimene on loodud lihtsustamast, me ei saa siin muidu väga hakkama, aga sellega ei tohi kunagi minna liiale. Järgnev vestlus on salvestatud 2019 aasta novembris, rääkisin siis 3 Eesti jungiaaniga jungiaannusest. Monika Luiga rääkisime Carl Gustav Jungist laiemalt, Kristjan Puusillaga rääkisime hingest, rääkisime kollektiivsest alateadusest ja varjust ning täna räägime Ursula Petersoniga sügavamalt unenägudest. Minu ühendus Carl Gustav Jungiga tekkis ka läbi unenägude, sest ma teadsin, et oli selline mees või on need jungiaanid, kes suhtuvad unenägudesse tõsiselt, nagu suhtuvad ka näiteks indiaanlased. Ja täna siis räägimegi süvitsi Ursulaga unenägudest. Tere Ursula! Tere! Kõigepealt suur aitäh sulle, et olid nõus tulema Ring podcasti saatesse, et eelmises saates oli külas siis samuti Jungi seltsist Monika Luik ja täna siis sina, et eelmine kord rääkisime siis põhjalikumalt Jungist ja võib-olla ütleme sissejuhatus siis võib-olla Jungi, et natuke jõudsime puudutada ka unenägusid, mis on siis Jungi puhul, ma arvan, üks olulisemaid teemasid, et tema see töö siis suuresti tugines siis nendele, et siis tänase saate põhiteema siis olekski unenäod. Et mul on meeles Jungilt siuke tsitaat või siis ütlus, et unenäod on siis kirjad alateadvuselt. Ja võib-olla siis küsikski, et mis ta selle all mõtles, et kirjad alateadvusel, kus need kirjad tulevad ja kuidas neid kirju siis lugeda saab, et võib-olla siuke suur küsimus, aga Jung ja unenäod, et hakkame kuskilt võib-olla siis alguses üldse rääkida tema sellest tema ja siis unenäod, et Ma arvan, et need kirjad alateadvuselt on tegelikult nagu päris hea väljend selles mõttes, et ma arvan, ta pidas selle koha peal silmas lihtsalt seda, et nagu need kirjad on nagu see sümboolne keel, mida psüühe kasutab. Ja ta saadab need nii-öelda kirjad, saadab siis nagu meile suhteliselt nagu arusaamatus keeles, mille kohta ta on öelnud ka seda, et see, et meie aru ei saa, ei tähenda veel seda, et unenägu on moonutatud, nagu ütleb Freud, eks ole, või et seal on nagu midagi teatud mõttes ebamaist või nagu sellist irratsionaalset, muidugi ta on irratsionaalne mingis plaanis, aga põhimõtteliselt Jung kohtleb ikkagi unenägu kui fakti. Et ta kohtleb seda nagu psüühilist fakti, mille siis meie alateadvus meile saadab. Ja kui nagu alateadvuse ümber palju arutatakse, et kas ta nüüd alateadvus, mitteteadvus, teadvustamatu või kuidas seda nimetada, siis alateadvus on muidugi kõige levinum, aga teatud mõttes on see alateadvus ka täpne, sest teatud mõttes ta sisaldab alalävist teadvust. Ja see ei tähenda, et ta on kuskil all, aga ta on alalävine. Ehk siis põhimõtteliselt
on siis nagu Jungi nägemus kogu sellest sümbolfunktsioonist või nagu sellest sümbolkeelest. See, et Jung arvab, et Jungi arvates meie psüühe kasutabki sümbolkeelt. Ja seda on nagu võimalik uurida ja mõistma õppida. Et selles mõttes see on hästi sügav, hästi informatiivne ja mõnevõrra arhailine, tõsi. Et ega need sümbolid ja kujundid ei muutu nagu nii kiiresti kui meie maailm. Ja mul nüüd tuligi kohe meelde, ennast oli siin Punase raamatu alguses, kus Jungil oli keegi lähedane sõber ja siis ta siis kirjeldas, kuidas sellel heal sõbral siis oli, ma mäletan, see oli väga noor tütar, ma nüüd täpselt enam ei mäleta, kui noor ta oli, aga ta oli siuke 3-4-5. Ja siis see tüdruk siis kirjeldas ühte oma unenägu, mis oli siuke sügavalt, et see on võimatu, et sellel tüdrukul oli siuke unenägu oma kogemusest, vaid et sinna kuidagi joonistus siuke eelmises saates ka väga me ei jõudnud rääkida, siis see kollektiivne alateadus, et siuke võib-olla siis selle tüdruku eelaste või tema siis, kuidas ütleme siis esivanemate või see kultuuripärand, et siis see unenägu et ta tegelikult koges kellegi teise unenägu. Ja see ei ole üldse võimatu, sest teatud mõttes see psüühiline sfäär on ju nii või naa jagatud, et ta jagab selle individuaalseks ja kollektiivseks, eks ole. Ja mõlemad on jagatud. Et kuivõrd, mil määral me ei oska sellele nagu näppu peale panna või me ei saa seda kuidagi tõestada, et see ei ole nagu teadusliku uurimuse teema. Aga see on see, mida teraapias kohe nagu on võimalik ära tunda. Et see, kuidas nagu need nägemused ja empaatiast me räägime ju palju, eks ole, empaatiat on mingil määral ka uuritud. Et eks ta kuskile sinna kanti nagu laekub. Aga noppisin siit selle teadus ja unenäod, et siin ka mõne tuttavaga rääkides näiteks unenägudest, et siis tihtipeale öeldaksegi, et see on selline sa paned siukse oma teooria nii-öelda oma sellele unenäol nagu peale, et kuidas meil üldse täna et kuidas nagu teadus ja unenäod omavahel nagu sobituvad, et on ikkagi siuke nii-öelda, kui kasutada seda kujundit kiri, et on ikkagi kuskilt nagu teistpoolsusest ja teistpoolsusest meil siis siuksed täna meil, ütleme, teadus on ka see, et kõik on vaja faktiliselt ära tõestada. Aga raske on teistpoolsusest fakte tagasi tuua. Jungi järgi me ju sellepärast neid unenägusid saamegi, et meil oleks teatud sidega, ma ei tea, kas nüüd teistpoolsusega, et teistpoolsuseks võib seda ju ka nimetada, kui on tahtmist. Aga põhimõtteliselt küsimus on nagu sellises tervikliku terviklikus psüühes, et see, et psüühe on tervik ja kui me räägiksime ainult nagu sellest teadvustatud poolest või sellest, millele me ligi saame, kui me väidaks, et ainult see on nagu miski, mis eksisteerib ja teist poolt ei eksisteeri, siis me väidaks umbes sama, et kuu on poolik, sest me näeme ainult ühte poolt, eks ole. Et ta enam-vähem kuidagi, sest sealt tuleb meile uut informatsiooni, see on nagu kogu meie selline Jungi järgi vähemalt. On see meie arenguallikas, et teatud mõttes see kollektiivne alateadvus on nagu teatud maatriks, eks ole, mis korraldab siis nagu seda informatsiooni, mis meil on, et me oleme nagu selle korraldava maatriksi saanud nagu liigina kaasa. Ja see vaikne korrastustöö kogu aeg nagu käib seal samas selles alalävises tajumaailmas, sest me saame tohutult palju informatsiooni,
mille kohta meil nagu teadlikul tasandil ei ole mingit informatsiooni, eks ole. Aga või mingit teadmist või et võib-olla mingisugust on, aga me isegi ei märka seda, eks ole. Ja see, kuidas siis see psüühe nagu korrastub, et sellest me ei tea ka kuigi palju, aga mida me teame, on see, et selle teadmatuse ja teadmise vahele tekib sümbol. Ja sellepärast, et see sümbol on siis see, mis nagu võtab kokku teatud mõttes selle töö, mis alateadvus on ära teinud ja ta esitab selle nagu teadvusele. Ja meie asi on võtta see vastu, see kiri siis või mis iganes. Ja dešifreerida see, et samamoodi nagu me dešifreerime vanu keeli, eks ole, nii nagu me tõlgime seal Google Mapsis, eks ole, või mitte Mapsis, vaid Google Translate'is, eks ole, et me tõlgime tänapäeval suurepäraselt võõrkeeli, et päris nii lihtsalt muidugi see alateaduse keele tõlkimine ei käi või see psüühe sümbolkeele tõlkimine. Aga omada ikkagi sidet nagu selle sümboolse tõlgendusega tähendab ennast mõista. Okei, aga võib-olla tuua mõni näide, et mul tuli kohe see Jungi näide meelde, et see oli vist enne teist maailmasõda, kus ta sai siis ka rida unenägusid, ma mäletan, üks oli selline, kus ta nägi siis ta nägi Põhja-Euroopat ja ta nägi, kuidas see oli siis üleni kaetud siis sellise, ütleme, punase värviga või verega ja ta ise siis tollel ajal ta ei saanud aru, et mis temaga üldse toimub. Just. Ja ta kartis, et äkki ta hakkab ise hulluks mõnema. Et loomulikult selles mõttes, et kui me saame nagu selliseid šokeerivaid signaale ja ega siis, kui asi puudutab kollektiivset alateadvust, siis teatud mõttes on see selline tuumfaktor ja kõik, mis sealt tuleb, võib meie ego-tasandi nii-öelda funktsionaalse maailma väga kergesti uppi keerata. Et see ei ole nagu, need ei ole võrdsed jõud. Ja kui ta saab nagu tugeva signaali, siis see hirm loomulikult tekib. Et mis minuga toimub, et tegelikult ei toimu minuga, aga toimub maailmaga, eks ole, tema näitel. Aga see ajab ärevusse. Ja ma mäletan ka seal, kas ta oli kuskil Inglismaal ja sõitis rongis ja siis oli siis esimene maailmasõda vallandunud ja siis tolles hetkes tal toimus nagu suur kergendus, et ta sai aru, et mitte tema, et see tuli kuskilt väljaspoolt ja ta tundis seda kollektiivset pilti. Aga minu mäletamist mööda ei olnud see üldse unenägu, vaid see oli nagu see päevauni või selline visioon. Et samamoodi nagu alkeemikud ja muudki inimesed, eks ole, aegalt, siin samas selles tänapäeva müüdis ta kirjutab nendest visioonidest hästi palju, neid ärkveloleku visioone ja ausalt öeldes olen mina näiteks ka ise näinud ükskord sellist visiooni, et ma võin sellest rääkida. Räägi. Kunagi olin ma maalilaagris, see oli, ma arvan, oligi kuskil 25 aastat tagasi või midagi sellist. Ja hästi tore laager oli ja viimasel päeval tuli siis minu abikaasa mulle järgi, eks ole, autoga. Ja siis ma oma hea sõbrannaga rääkisin seal, kolleegiga rääkisime seal juttu ja vaatasime merele. See oli mere ääres. Ja räägime ja vaatame, seal on mere kohal üks selline tohutu kollane sõõr. Mina vaatan, mõtlen, et huvitav, mis asi see seal on, et lihtsalt kollane, hästi suur ja mere kohal, eks ole, ja selline ümargune. Ja tema äkki küsib mu käest, et kuule, kas sina ka näed seda kollast ringi seal? Mis asi see on? Ja ma näen küll, jah, ja tükk aega juba mõtlen, et mis see siis võib olla. Ja siis me arutame temaga kaheks, et mis asi see võib olla, et täiesti, ebareaalne nägemus. Ja siis küsime minu abikaasa käest, kes seal kõrval seisab, täiesti ratsionaalne mees, et kuule, kas sina ka näed seda seal? Ja tema ütleb, ei näe. Ehk siis see on teatud mõttes see, kuidas see psüühe
teinekord tekitab nagu mingisuguse sellise ühisnägemuse. Et noh, seda võib muidugi laiendada ja analüüsida veel mitmes mõttes, aga ma arvan, et see nagu kuvab päris hästi seda, kuidas need visioonid tekivad ja sa ei pea selleks olema sugugi ärev, sa ei pea selleks olema nagu psühhootiline. Et see kujutluste maailm on lihtsalt väga, väga huvitav ja väga sügav maailm ja me tegelikult ei tea, kust need tulevad. Sest me ei saa öelda, et aju nüüd konkreetselt mingi nägemiskeskus neid produtseerib konkreetselt, et meil tegelikult puudub selles suhtes teadmine. Aga võib-olla ja selles mõttes, et kui rääkida nüüd sellest Jungi nägevusest, siis ma arvan, et see Jungi nägemus oli täpselt samasugune, et see teatud mõttes selline millegipärast väga, väga elavaks muutunud film, mida ta lihtsalt oma silmade ees nägi oma kujutlustes. Ja sealt tulenes tal siis see kollektiivse alateaduse teooria? Just, sest hakkas seda uurima just sellepärast, et ta oli saanud nagu nii palju igasuguseid märguandeid, et ega see polnud ainuke. Aga võib-olla rääkida natuke sellest kollektiivsest alateadusest, et mis see tähendab? Arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen, on väga tugevalt seotud jungiaanlusega. Kui soovid ise astuda sammu astroloogia poole, siis ma olen just valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seda on nii arvutist kui mobiilist mugav kasutada. astrotark.ee, seal saad vaadata enda sünnikaardi kirjeldusi, saad vaadata, millised planetaarsed mõjutused sul hetkel aktiivsed on, saad vaadata maailma horoskoopi ja saad ka muidugi siis enda lähedaste inimeste sünnikaarte vaadata. Lisaks, kui soovid sellist põhjalikumat ja terviklikumat ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikoveskiväli.com ja head kuulamist! Noh, teatud mõttes on see selline, vähemalt Jungi järgi on see selline ühisväli, millega me oleme nagu kõik seotud. Ehk siis see on, me võime seda öelda ka mingisugune selline, et see on nagu midagi, mis on nagu liigina päritud. Liigina on küsimärk, et selle taga, et kas ainult liigina. Me ei tea seda tegelikult. Aga inimesena me oleme kindlasti sellega kuidagi nagu seotud ja see on siis nagu, et kui ta jagab siis nagu selle alateaduse üldiselt nagu selliseks individuaalseks alateaduseks ja kollektiivseks alateaduseks, siis see individuaalne tekib nagu läbi oma kogemuste ja läbi selle geneetilise komplekti, mis sa oled kaasa saanud ja kõik nii edasi. Aga see kollektiivne on siis see, mis on olemas ka ilma meieta. Ehk siis see on see, mida me tahes-tahtmata jagame ja mis meid mõjutab oluliselt. Ja teatud mõttes et seal on siis selles kollektiivses psüühias asuvad siis nii-öelda need arhetüübid. Ja kui küsida, et mis need arhetüübid siis on, siis põhimõtteliselt nad ongi need maatriksid, mis kujundavad nagu meie sellist psüühilist maailma teatud reeglite järgi. Et neid sama asju on muidugi uuritud ka teaduses natukene teises võtmes ja kas või nende katsete järgi, kuidas inimene näeb, eks ole. Et kui antakse talle nagu 3-4 sellist kriipsukest, mis on õiges kohas, siis ta näeb näiteks kellegi näost või kellegi mingisugust esemest, eks ole, mingisugused kriipsukesed, siis me tegelikult näeme varsti, me saame aru, et seal on joonistatud näiteks klaas või näiteks nägu, samamoodi, et kuidas me seda teame, et see kujutlus sellest
on meile kaasa antud. Mm-hmm. Ja kujutlus iseäranis näiteks nägudest, et ma võin siia juurde ka rääkida ühe loo, et kuidas mul oli võimalik kohtuda kunagi inimesega, kes oli oma näo kaotanud kõige otsesemas mõttes, sest tal oli see nägu oli segi paisatud ja hoolimata kirurgide pingutusele ei olnud ükski asi seal, kus ta peaks olema õieti. Noh, küll tegelikult suu, nina ja silmad olid küll nende kohtade peal, kus nad peaks olema, aga see vorm oli niivõrd teistsugune, et tal ei olnud võimalik otsa vaadata. Sest see segadus, mis tekkis, oligi just see, et mul on nagu aju sees mingisugune maatriks, mille alusel ma tuvastan, et see on inimese nägu. Ja mulle vaatab vastu midagi, mida ma ei saa tuvastada kui inimese näona. Et ma arvan, et sellised asjad nagu annavad meile kindlasti märku sellest, et meil ikkagi tegelikkuses on kõik need maatriksid olemas. Mm-hmm. Ja kui nad on kui me saame uurida nagu teaduslikult seda kõike nagu nägemise poole pealt ja veel nii mitmegi poole pealt, siis unenäod, kollektiivne alateadvus, et see on kõik nagu see maa, kuhu me vähemalt praegu kindlasti veel kaugeltki ei ulatu oma meetoditega. Okei. Aga jah, see näovärk oli hästi huvitav, mul tuli kohe meelde kui inimene pimedas metsas kõnnib ja siis on ka niiviisi alateadlikult, siis meil on see näo otsimise süsteem või mis iganes on nagu olemas, et me võime seda nägu näha isegi kuskil puu küljes, mis siis natuke meenutab nägu, aga siis me juba kuidagi see enne programm kuidagi kujutab seda puud meile rohkem selle näona, kui ta võib-olla on. Et ma arvan, see läheb juba puhtalt sellisesse projektiivsesse maailma, ehk siis see, kuidas me projitseerime maailmale midagi, mis meis on. Ja ma arvan, et suur hulk nägemusi ja kujutlusi tõesti räägib meile sellest samast, mida me välja projitseerime. Sest teine asi, mis mul kohe nagu haakus, oli see, et kuidas, ütleme, animistlikult kultuurid, et kuidas nad, kui, ma ei tea, kas see nüüd haakub, aga projitseerimine siis, ütleme, sellise ka, ütleme, et sa lähened ka võib-olla, ütleme, kui võtta nagu vanad eestlased, siis ikkagi nagu räägiti kõigega, et siis et sa võtad kõike nagu inimest, et sa mingil määral et tegelikult sul ei ole, et sul ei ole võimalik võib-olla puuga või võib-olla isegi on, aga loomadega rääkida ja isegi tööriistadega räägiti. Just, et eks selles on nagu mingi osa seda, et me projitseerime nagu selle oma psüühet laiendame või oma kujutluspilti või oma sisemaailma teatud mõttes projitseerime ja laiendame kaugemalegi, aga ütleme niimoodi, et kes teab, kes teab, sama teevad ju, on teinud, eks ole, aborigeenid, austraallased, paljud loodusrahvad, eks ole, et selles võib ka midagi olla, võib-olla kunagi selgub selle kohta midagi. Praegu me ainult oletame. Ja see on huvitav teema. Aga võib-olla kui tulla Jungi juurde tagasi, et siis tema nende nägemuste, et millal tal õigupoolest või kuidas, ütleme, Jungi, kui teda elu nüüd vaadata, et kuidas tal nende nägemustega või unenägudega üldse suhe oli, et siin oli ka jutu sellest, kuidas eelmine kord mul jäänud meelde, inglise keeles on see active imagination, et eesti keeles on see aktiivne kujutlus. Et see võib-olla siis rääkida natukene sellest Jungi
nägemustest ja ka sellest aktiivsest kujutlusest, et et kuidas nagu Jungil üldse, kuidas nagu nende Jungi unenägudega on, et noh, seda kõike saab suurepäraselt lugeda sealt tema Memory Stream Reflections või siis mõtted, unenäod. Mälestused, unenäod, mõtted vist? Just. Eesti keeles olemas. Mis on eesti keeles olemas täiesti. Et ja nägemused samamoodi, et tal olid need nägemused olid tal üsna varasest ajaloost peale. Poisipõllest. Just, ja kujutlused. Et seesama, see väike tegelane seal pööningul, kellega ta suhtlemas käis ja mis andis talle nagu mõtte sellest, et meil on veel üks vanamina peale selle nii-öelda egomina. Et on nagu midagi arhailist, mis meid saadab, mille ta siis hiljem nimetas selfiks. Et ja samamoodi see tema nägemus kirikuga, eks ole, mis andis talle palju, mis vabastas ta sellest ususurvest teatud mõttes. Räägi sellest. No see oli, kui ma seda nüüd nii täpselt mäletan, see oli kuidagi nii, et ta tuli koolist ja tundis nagu hästi tugevat painet sellest, kõigest sellest no ütleme niimoodi, et see peaks olema siin laua peal selleks, et seda paremini nagu mäletada, sest lugesin ma seda ikka väga ammu. Ja, aga ma mäletan sellest seda, et ta tõesti tuli koolist ja see, mida ta siis koges, oli teatud selline raskus ja paine. Ja siis ta nägi kirikut, ta läks nagu kirikust mööda ja nägi, et taevas avanes ja teatud mõttes Jumal nagu reostas selle kiriku ära. Ja see oli nagu tema jaoks jahmatama panev, sest lõppude lõpuks tal oli ju isa, oli kirikuõpetaja. Ja seal samas oli see ka vabastav, et noh, me võime seda hästi mitut pidi analüüsida nii tema suhet isaga kui tema suhet Jumalaga, aga mis peaasi on see, et nagu sellise nägemusena või sellise päevaunenäona või ka öise unenäona, ega seal suurt vahet ju ei ole. Et lapsed näevad ju tunduvalt rohkem neid päevaunenägusid kui täiskasvanud. Et selle signaalina see oli igal juhul nagu selline separeeriv, nagu me ütleme, et see nagu võimaldab saada iseseisvaks või saada vabaks. Okei. Aga edasi temal, ütleme, need nägemused ja kuidas need edasi tal läksid? No neid oli tal väga palju ja väga huvitavaid, et seesama, kui ta Freudist lahku läks, eks ole, et selles perioodis oli tal nagu, et põhimõtteliselt nad läksid suurel määral unenägude erineva tõlgendamise pärast kahte lehte selles mõttes, et Jungil oli nagu oma nägemus tekkis selles suhtes, et ta vastandus Freudiga öeldes, et kõik ei laeku seksuaalsusesse ja et kui me võtame nagu unenägusid kui moonutusi, et siis see tähendab teatud mõttes ka seda, et psüühe moonutab midagi ja et see päris nii ei ole, et põhimõte on ikkagi selles, et kuidas me suudame seda tõlgendada või ei suuda seda tõlgendada. Ja et see teatud mõttes see freudistlik lähenemine, millele ta oli küll väga tänulik ja ma arvan, me kõik oleme, sest ta ikkagi tõi nagu unenägude olulisuse noh, ütleme niimoodi päevavalgele. Et sellest sai ikkagi nagu mingisugune uurimise objekt ja vähemalt tolleaegses mõistes ikkagi teadusliku uurimise objekt, sest iseenesest nad olid ju mõlemad nagu, kui nii võtta, siis teadlased, nii Freud kui Jung.
et Freud oli neuroloog, kui ma ei eksi, siis Jung oli psühhiaater, eks ole. Ja nad uurisid ikka väga tõsimeeli neid unenägusid. Aga võib-olla veel, avada veel seda Jungi nägemuste poolt, et suuresti on need kokku kirjutatud ka siin, ta ise vist nimetas neid müsteeriumiteks. Et need on, kui ma võin eksida ka punases raamatus, ja. Et aga punane raamat oli tema jaoks ju nagu selline, see oli nagu selline aktiivse kujutluse rännak. Et paljud, üsna palju on nagu maailmas tõlgendatud seda, et kui ta selle punase raamatu kirjutas, et ju ta ikka selline sügavalt ebastabiilne või lausa psühhootiline oli, et kaugel sellest. Et esimene asi on see, et see on nagu juhitud. Et ta võttis kätte ja viis selle protseduuri läbi, et saada kätte teatud kujutlust. Ja siis ta lõpetas selle ära, mis ei räägi meile mitte midagi psühhoosist, eks ole. Et see on ikkagi nagu selline selgepiiriline rännak. Ja aktiivne kujutlus on iseenesest tehnika, mille kaudu me saame siis nagu kontakti just nimelt selle alateaduse sümboolse maailmaga. Et me saame nagu teadlikkust sellest, milline on meie mitteteadvustatud pool. Ja millised figuurid me oleme sinna korjanud ja nii edasi. Et me leiame sealt nii isiklikke kui kollektiivseid figuure. Aga võib-olla rääkida natuke nendest figuuridest siis, kes Jungil seal aktiivse kujutluse maailmas siis või kuidas seda nimetada vastu vaatasid. Et ma mäletan, üks neist oli, teise nimetas või see vist ise nimetas ennast Filemoniks. Jaa, üks oli Filemon, üks oli Salome ja põhimõtteliselt see Filemon on siis nagu see selline targa mehe arhetüüp, kes on siis nagu see selline korrastav selfie-faktor ja Salome on siis nagu see animafiguur ja selles punases raamatus ta tegelikult kirjeldabki oma seda rännakut, seal oli ka see kangelane, eks ju, ja veel mõned kujud, et iseenesest on see nagu väga-väga põnev rännak ja ega see rännak ei jäänud siis nii-öelda punasesse raamatusse ainult selles mõttes, et ta küll ei avaldanud seda kellelegi, sest ta sai väga kiiresti aru, et niipea kui ta hakkab sellest kuskil rääkima, nii see asi nagu inimesed ei mõista seda lihtsalt. Et nad ei ole veel nii kaugel teatud mõttes teatud inimesed. Et eks ta jagas kindlasti, aga peaasjalikult ikkagi nagu oma kolleegidega. Ja õige varsti ta avastas, et need tema kujutlused ja need sellised nägemused kajavad vastu väga hästi Hiina vanas nagu filosoofilises maailmas ja nägemuses. Et seesama, et ta tõlkis seda Richard Wilhelmi kuldset lille ja avastas seal väga-väga palju paralleele. Ei, ta ei tõlkinud. Richard Wilhelm tõlkis selle kuldse lille ja palus Jungi käest nagu seda retsensiooni või mingit eessõna või midagi taolist. Ja siis, kui ta võttis ja selle läbi luges, siis ta sai nagu väga-väga palju elamusi sealt, et kuidas need nägemused, et see ongi nagu see kollektiivse alateadvuse sfäär juba, et kuidas need nägemused tegelikult on omased nii hiinlastele kui eurooplastele kui ta on ka välja toonud aafriklasi, eks ole, et ehk siis seesama kuidas see kollektiivse
kollektiivse alateadvuse arhetüübid, et kuidas nad tegelikult korrastavad seda inimpsüühet ja milles need väljendused on ja kogu see sümboolne teekond, eks ole, mis on siis nagu individuatsiooni teekond, et kuidas see on väljendatud erinevate kultuuride erinevates vanades tekstides. Et ta sai sealt nagu väga palju kontakte ja siis ta oli järgmine periood. Et pärast seda punast raamatut, kus ta siis väga, väga sügavalt nagu vaatles neid sümboleid. Aga võib-olla eelmises saates ei jõudnudki nii palju nendest konkreetsetest sümbolitest või siis rääkida, et võib-olla võime kas või et mis tal sealt nagu vastu vaatas. Et kui ma seda punast raamatut lugesin, siis ta, mis ta ka ise avastas, et see oli ka parandan mind nüüd, kui ma eksin, aga kuna tal endal oli ka, ta oli ise väga siis kristlikust kultuuriruumist, et siis ka need nägemused olid ka seal ka siis väga, väga seda nii-öelda alatooni. Et mis ma nagu ise, kui ma lugesin, võib-olla ma sain valesti aru, aga sisuliselt talle vaatas see sama kristlik müüt vastu sealt, mis meil siis on kirjutatud siis, ütleme, Vanasse Testamendi vuude, aga sealt lihtsalt oli niisugune nagu vahetu kontakt siis selle müüdiga. No Jungi suhtumine nagu sellesse kristlikku müüti siis või sellesse religioossesse teekonda ongi, me võime selle väga tinglikult kokku võtta niimoodi, et ta näebki selles sellist arhetüüpset teekonda, inimese teekonda ja inimese arenguteekonda. Ja sedasama on nagu variatsioonidega võib leida ju igast religioonist, sest mida see religioon siis põhimõtteliselt teeb, et kui nõukaajal oli nagu kombeks öelda, et see on oopium rahvale, massidele, siis tänapäeval on neid oopiume ilma igasuguse religioonita rohkem kui neid religioonides võib-olla kunagi on olnud, eks ole, et usutaks nii reptiile kui ma ei tea, mida iganes. Et mis peegeldab seda, et see religioosne funktsioon on tegelikult lappama läinud, et seal puudub nagu see korrastav süsteem ja et need religioonid põhimõtteliselt ongi nagu need korrastavad süsteemid, mis pakuvad meile nagu nägemuse mingisugusest väärtussüsteemist, mis aitab meil elus toime tulla. Jah. Selles mõttes ei ole nagu üldse üllatav, et see jookseb läbi nagu nii Jungi tekstidest, eks ole, kui ta jookseb tegelikult, kui me hakkame nagu analüüsima, siis neid selliseid seiku, mis vihjavad piiblile, neid selliseid seiku, mis vihjavad nendele igivanadele tekstidele, vanadele sümbolitele, et seda tehnikat kasutatakse unenäos palju, seda amplifikatsiooni tehnikat, mille kaudu me jõuame nagu kollektiivsete sümboliteni. Et sealt kajab meile väga palju vastu. Et kui me võtame nagu ühe mingisuguse lihtsa sümboli, siis unenäo analüüsis näiteks me kõigepealt küsime, milline on sinu isiklik nagu ma ei tea, kas tõlgendus mitte, aga mis see sinu jaoks on? Ja siis järgmise astmena, siis me nagu vaatame selle isikliku poole ära ja järgmise astmena me võtame juurde nagu need amplifikatsioonid, mis on siis nagu need kollektiivsed sümbolid, et ja sealt saab väga palju vihjeid, et need on need samad sümbolite raamatud,
ja mitte üksnes need, kus on öeldud, et ma ei tea, et noh, need ei tule ühtegi sümbolit pähe. Et noh, et ma ei mäleta ka, kuidas need tavalised sümboliraamatud neid tõlgendavad. Selles mõttes on mul nagu päris keeruline koht. Ja ma mõtlesin enda unenägude peale, et ma hästi, üks sümbol, mida mina näen hästi tihti, on see, et ma olen maa ja mere piiril. Et see on niisugune väga sage. Et selle täpselt seal, nagu öelda, see on kahe nagu poole nii-öelda keskel. Just. Et ma ei tea, kuidas need traditsioonilised seda tõlgendavad, eks ju. Traditsioonilised, ma mõtlen nüüd siis sellised, et kus öeldakse sulle, et kui sa näed ronka, siis see tähendab, et keegi sureb. Ja sellised otsesed, vot, nii on, et see on, et sellistest tõlgendustest ma soovitan tõesti väga hoiduda, vähemalt esimeses tõlgenduse faasis ja teises tõlgenduse faasis, et noh, hiljem võib ju tõesti, see on meie rahvapärand ja lõppude lõpuks sealt võib olla palju vihjeid. Aga kõigepealt võtta ikka nagu oma tõlgendus sellele. Ja kuidas sina seda tõlgendad, seda maa ja mere vahel olemist? Ja see tuli eelmises saates ka jutuks, et väga palju on unenägude raamatuid umbes, mis ütleb, et kui näed seda, siis nüüd on too, on ju. Just. Et paljud inimesed näevad und ja teinekord me võtamegi võib-olla liiga otse neid asju või et me lihtsustame. Yeah. Inimene on loodud lihtsustamast, me ei saa siin muidu väga hakkama, aga sellega ei tohi kunagi minna liiale. Et kui me liiga vähe lihtsustame, siis me lähme puntrasse ja kui me liiga palju lihtsustame, siis me lihtsalt ei ole väga mõistlikud ega ammugi mitte arukad. Üks enda puhul, mis ma olen avastanud, on see, et kui kirjutan unenäo üles ja loen seda ja ei pruugi mitte midagi sellest aru saada. Aga lähen näiteks poole aasta pärast, loen seda uuesti, et siis kuidagi näen nagu väga täpselt, et mida ta mul selle tolle aja kohta ütles, et kuidagi huvitav on, kuidas nad niiviisi kohe nagu ei taju seda üldse, aga siis kui sinna jääb mingi aja vahe sisse, et siis vaatad ja mõtled, et noh, oled mingil määral isegi nagu üllatunud, et kui täpselt seal kõik oli. Just, sellepärast, et mida see unenägu siis teeb, et ta toobki, ta ju annab meile nagu selle teise poole sellest pildist. Et kui me nagu teadlikult näeme nagu, on meil nagu mingi kujutlus, et võt, me elame nii ja nii, eks ole praegu, ja meil on need ja need eesmärgid ja et me oleme nagu kuidagi oma selle päevaelu ilusasti ära korraldanud, eks ju. Et siis nagu kogu psüühe aspektist on see kõik võib-olla hoopis midagi muud, et kui me ei võta nagu arvesse seda nii neid bioloogilisi kui oma komplekside, kui kõike, kogu seda kõiki neid mõjureid, mis meie elu mõjutavad, et kui me neid arvesse ei võta, siis me väga tõenäoliselt varem või hiljem satume hätta või paneme puusse nii-öelda. Et me teeme palju vigu. Ja see, kui meie unenägu saadab meile mingisuguse sõnumi, siis ta saadab meile ju tegelikult selle sõnumi, millest me ei ole teadlikud. Et see on nagu teatud mõttes selline vaheala sõnum, et midagi on kusagil alateaduses selgeks saanud, aga meie teadlikult seda ei tea. Ja kui me nagu oskame seda tõlgendada, mida me tavaliselt oma unenäo puhul ei oska,
ükskõik kui kogenud analüütikud me oleme, me teatud maani suudame seda seletada, sest selle teine ots ikkagi hajub nagu sellesse alateadusse või mitteteadusse, teadvustamatusesse, et meil ei ole mingil juhul kogu pilti sellest võimalik kätte saada. Ja see, kui sa nagu pool aastat edasi elad ja siis saad neid signaale iga öö natuke siit, natuke sealt ja satud selle unenäo peale uuesti ja ütled, enne, nii ongi. Jah, ma mingil määral olen ka väga tänulik enda unenägudele, sest nad on, ütleme, et ühe inimese elu ei ole kunagi nii, kuidas öelda siis, ülesmäge või kõik ei lähe hästi, et elu on väga keeruline ja just nendel keerulistel aegadel ma olen küll saanud väga, väga selgeid sõnumeid ja mis ma olengi avastanud, et ta mingil määral ta kirjeldab minu suhteid siis mingite muude asjadega, mida ma võib-olla, nagu sa ütlesid, et ei suuda endale teadvustada, aga seal ta sümbolina näitab võib-olla ka, nagu sa ütlesid ka hästi, et hommikul veel, et see sümbol tuli, aga siis sa ikka sellest aru ei saa veel. Et see on nii kummaline, kuidas see töötab. Aga teinekord ongi, et kui oled juba aasta aega seda ühte sümbolit või seda mingit ühte sõnumit saanud, et siis lõpuks hakkad aru saama, kui hakkad, jah. Sest tegelikult on ikkagi niimoodi, et ega meie psüühes on omad kindlad sellised jõujooned ja reeglid ja kompleksid ja mis iganes, eks ole. Et tihtipeale see iseenda analüüsimine on nagu natukene nagu selline kaevueesli rännak, eks ole, kogu aeg ringi ratast. Ja tihtipeale me ei saa endast nii palju eemale astuda, et me saaksime nagu ennast ise analüüsida. Et sellepärast ongi see, et kui sa ei taha oodata pool aastat või aasta, eks ole, siis oleks hea leida keegi, kes aitab sul olla see nii-öelda teine vaade sellele. Analüütik. Ja vanades praktikates oli see ka see, et kui sa juba räägid kellelegi teisele oma unenäo, et kui sa jagad oma unenägu, et Jung kirjutab ka sellest, et on unenägusid, mida tuleb jagada ja on unenägusid, mille jagamine ei ole nii oluline. Aga kui on nagu sellised tugeva emotsiooniga unenägu, siis tingimata tasuks see kellelegi ära rääkida. Sest me paneme nagu need sümbolid teatud mõttes, kogu selle sümboolse sõnumi, kui me teda veel kord sümboliseerime keele kaudu, et see juba tegelikult nagu selgitab, sest see paneb meie nagu teadvuse tööle selle materjaliga ja see juba aitab iseenesest, samamoodi ka kirjutamine. Aga kindlasti me jätame seal nagu teatud pimekohad ja teatud väärtõlgendused ja et meie ego kaitseb ennast ikkagi uhkelt. Lõppude lõpuks me tahame elada nii, nagu me tahame. Ja meie alateadus ja kompleksid samamoodi, et seal on ikkagi nagu võimsad strateegiad, mis meie lahenduskäike osavalt suunavad. Ja siin nüüd jõudsime selleni, et unenäod ja isiklik areng, aga unenäod on ka, ta on ikkagi niivõrd isiklik asi inimestel, et mõni inimene ütleb, et tema üldse und ei näe või mõni ütleb, et ma näen väga palju, aga hommikul ma ei mäleta mitte midagi. Et kuidas, ma vaatan ise, kui ma sattusin keskkooli lõpus unenägemise nii-öelda teadvustamise juurde rohkem ja et mis on need võtted või asjad, et kuidas siis kasutada unenägusi siis enda arengu jaoks, et und näevad kahtlemata kõik, et isegi koerad, mulle tundub aeg-ajalt, kui nad jalgu siputavad, kui neil tundub see REM-uni olevat, see kiirete silmaliigutustega uni. Ja kuna see on tõesti nagu normaalselt ikkagi kõikidel inimestel, siis kindlasti und näevad kõik. Nüüd teine asi on tõesti see,
kui palju me mäletame ja kas me mäletame ja mida me mäletame ja kui kaua me mäletame. Et seal on muidugi terve hulk tehnikaid, kuidas saab nagu seda unenägu alal hoida või alles hoida. Ja sest unenägu kipub hajuma esimeste sekunditega pärast ärkamist. Ja ainult need tugevad unenäod tõesti, kus me ärkame nagu suure vapustusega üles või kus on tõesti väga-väga tugev emotsioon, et need jäävad meile nagu rohkem meelde ja tõesti on nagu hulk inimesi, kes teatud mõttes, kelle jaoks kogu see alateaduse maailm tegelikult on splititud. Splititud siis, et? Splititud on siis lõhestatud teatud mõttes, et see on nagu teadvusest ära lükatud lihtsalt. Et me eristame nagu seda vertikaalset ja horisontaalset splittingut, eks ole, et ja see horisontaalne splitting on siis see, kus on siis nagu see alateadvuse, see teadvustamatuse pool, see, mida ma endast ei tea ära ja maailmast on nagu ära splititud või siis teadvusest eemaldatud. Aga mis sa, see on ka väga selline ummäärane küsimus, aga miks me hommikul kui üles ärkame, et siis kohe nagu kipub meelest ära minema, et kas seal on ka mingi... No mina ei oska sellele tõesti mitte vastata. Aga see kuidagi nagu, see võib olla seotud sellega, et kui me ärkame, siis mis siis ärkab? Siis ärkab teadvus. Ja kui me magame, siis me nii-öelda sumpame selle salateaduse sfääris teatud mõttes või et me oleme nagu selle sfääriga kontaktis. Ja ma arvan, et see võib tulla sellest, aga ma ei mäleta, et ma oleks selle kohta mingisuguseid selgeid arvamusi lugenud. Aga no ütleme, nüüd keegi kuulab saadet ja tal tuleb meelde, et nägin täna sellist und, aga kunagi pole nagu teadlikult oma unenägemisse suhtunud. Et ma just ise mõtlen, et kui me sealt nii-öelda alateadvuselt neid kirju saame ja võib ka neid neile kirjadel on võib-olla ka mingi eesmärk, mida ma ise olen lihtsalt oma kogemusest nagu järeldanud või näinud, et siis kuidas nagu läheneda, võib-olla siin oli juttu tehnikad on erinevaid. No esimene asi, mida tõesti tasuks mõelda, et ega siis see unenägu ei tule meile niisama, see tuleb ikka selleks, et edendada meie arengut, meie isiksuse arengut. Et need on nagu suurepärased vihjed, mis annavad meile suuniseid, kui me oskame neid vastu võtta. Või vähemalt piisavalt, kes see siis oskab tõeliselt vastu võtta ühte unenägu, see on nonsense osalt öeldes, sest keegi ei suuda nii sügavale sukelduda. Aga sellise põhisõnumi me võime rahulikult kätte saada küll. Ja selles mõttes neid nagu käest ära lasta ei ole mõistlik. Ja niisama vähe mõistlik on iga jumala hommik oma unenägu analüüsida, et ma arvan, tahaks teada, kellel oleks selleks aega ja ma arvan, et see, mida me oleme näinud nagu üsna palju nende inimeste puhul, kes siis tõesti kes käivad nagu analüütilises õppes, eks ole, ja kes oma unenägusid tõesti on vaimustuses ja uurivad neid ja kogu aeg kirjutavad üles. Ühel hetkel nad lihtsalt kaovad ära, et sa tõesti ei saa sealt enam nagu mitte midagi kätte. Ja siis sa pead nagu selle maailma mõneks ajaks rahule jätma, siis nad hakkavad uuesti sind külastama justkui. Ja kuidas siis nagu nendega tegelda, ma arvan, et üksipäini ise tasubki tegelda nii, et kõigepealt kirja panna. Ja järgmine asi... Aga kuidas kirja panna? Nii nagu keegi paneb, aga üldiselt tasub kirja panna ikkagi üsna põhjalikult need vihjed. Et tasub kirja panna just selles mõttes, et nagu need detailid ja sümbolid. Et
kui me hakkame unenägu analüüsima, siis me teeme seda põhimõtteliselt niimoodi, et kõigepealt me küsime, kas on hommik, õhtu või öö. Et see annab meile teatud vihje selles suhtes, milline on nagu teaduse seisund või meie elu seisund, elusituatsiooni seisund. Et see on nagu selline seisundi küsimus. Siis järgmisena me peame nagu välja otsima, milline on nagu selle unenäo kõige olulisem koht. Ja siis me võiksime hakata nagu tõlgendama neid stseene, mis seal on. Et sellel stseenil on tavaliselt 2 nagu põhifaktorit. Üks on nagu see, et kes selles stseenis osalevad. Ehk siis need figuurid on olulised, sest põhimõtteliselt need on nagu tihtipeale need võivad olla, see võib olla keegi teine või loom või mis iganes. Põhimõtteliselt on tegu meie nagu selliste psüühiliste kas siis suundumuste või siis nii-öelda sisestatud figuuridega või sellised projektsioonidega, meie psüüheprojektsioonidega. Et näiteks, kui sa näed oma sõpra unes, et siis on nagu oluline mõelda, kes see sõber on, ehk siis, kes ta on nagu isiksusena või mis iseloomustaks seda inimest nii-öelda ühe lühikese lausega. Et see annab tavaliselt nagu juba meile enam-vähem võtmed kätte ja tavaliselt see ei jää üheks lühikeseks lauseks, vaid seal tuleb nagu mitmeid, et see annab meile vihje, miks me teda nägime, sest jutt ei ole temast, jutt on see, et tema toob nagu need kvaliteedid meie psüühest esile. Ja siis me saame küsida, et miks meil need kvaliteedid selles hetkes olulised on. Siis on meil seal kindlasti mingisugused muud, ma ei tea, nii figuurid kui paigad. See võib olla kirik, kaubamaja, eks ole, WC, mis on väga sageli unenägudes. Et kuidas siis nagu neid analüüsida, et see, mille eest ka Jung hoiatab, on see, et kui me kasutame nagu selliseid vabu assotsiatsioone, mida kasutatakse nagu freudistlikus unenäo analüüsis hästi palju, et siis teatud mõttes need meid väga kohale ei vii, et nad viivad meid alati nagu kompleksideni, aga unenägu esitab meile teatud stseeni. Ja selle võrra me peame nagu jääma nagu truuks sellele stseenile ja neile tõlgendustele, et kõigepealt me tõlgendame nagu nende kohtade ja inimeste puhul ja nende figuuride puhul me tõlgendame nagu selle isikliku nägemuse, et mida mina arvan sellest sõbrast. Ja siis või näiteks leiad sõrmuse, mis on sõrmus sinu jaoks kõigepealt. Ja siis sa vaatad, mida see sõrmus tähendab siis nagu selles amplifitseeritud sümbolitõlgenduses. Et mis on tema nagu selline sügavam kultuuriline, ajalooline, müütiline, ja kui sa nagu seda tõlgendust loed, siis kindlasti sealt tekivad mingisugused sellised äratundmise kohad, sellised ahaa-momendid. Et siis saad teada, kas see sõrmus on ahel või on ta midagi sellist nagu see Frodo sõrmus, mida ta pidi kandma selles filmis. Või on ta midagi, mis teeb sind hirmus õnnelikuks, et seal on, mis sümboliseerib siis nagu seda õnnelikku sidet. Et kindel on see, et ta on nagu kontakti esindus. Ja mul siin tuli meelde ka, täpselt samamoodi, kuidas sa kirjeldasid, et kui ka Jung kirjeldas näiteks, et kui sa näed ema, et siis ei pruugi otseselt, et
kuidas ta seda seltsigi, et ei saa neid võtta otse, vaid et sa pead vaatama seda tähendust seal taga, et mida ema sümboliseerib või mida ema sinu jaoks nagu tähendab, et just, et kindlasti on oluline mõelda, et miks tuli praegu ema. Et ega sa iga öö ema loodetavasti unes ei näe. Et noh, siit läheb muidugi teema juba kohe selle juurde, et kui me näeme iga öö või väga sageli, et siis me saame ikka väga tugevaid vihjeid, et sellega tuleb tegeleda. Aga jah, et kõigepealt tasub küsida ka seda, et miks praegu ja miks need. Et siis saab luua mingid seosed oma praeguse eluga. No see unenägu tuli praegu. Et see on selgelt vihje praegusele situatsioonile ja ega unenägu ei ole siis nagu selline juhuslik asi, et ta esitab sulle konkreetseid fakte konkreetsest hetkest. Lihtsalt need faktid on sümboolsed. Aga Jung vähemasti ütleb, et unenäo stsenaarium on psüühiline fakt. Aga võib-olla rääkida natuke teadlik unenägemine. Inglise keeles lucid dreaming. No teadlik unenägemine on teatud mõttes selline suunatud unenägemine ja see on nüüd see, mida mina nagu küll kellelegi ei soovitaks, välja arvatud tõesti neile traumajärgse sündroomiga patsientidele, kellel tõesti tulevad need traumajärgsed košmaarid. Et seal on see näidustatud absoluutselt sellepärast, et see on painav. Ja hea on see kontrolli alla saada. Aga kontrolli alla saada oma unenägusid, mida see siis teatud mõttes tähendab? et kui me hakkame üritama kontrollida oma alateadvust, siis ütleme niimoodi, et need vastased ei ole võrdsed. Et meie ego on nagu meie alateadvuse ja rääkimata kogu selle kollektiivse sfääriga võrreldes ikkagi nagu võrreldamatult väiksem. Et see on selline omnipotentne ambitsioon, eks ole, mida ma ei soovitaks küll teha. Et jaa, kui me tahame nagu näha konkreetsel põhjusel mingisugust sellist asja, millest me unistame ja tahame kangesti seda kuidagi nagu kogeda, et siis me võime ju tõepoolest unistada. Et me ei pea hakkama selleks oma unenägusid kontrollima ja mis eesmärk see üldse on. Jah, aga võib-olla siis veel avada seda, et miks ei ole hea mõte? See ei ole hea mõte just nimelt sellepärast, et me sekkume süsteemi, kuhu meil esiteks ei ole asja, kus me mitte midagi ära ei toimeta, kus me suudame viia ellu ainult moonutusi. Mis on selle eesmärk? Mis on selle eesmärk tegelikult? Et mis see saab olla? Et kui unenägu on sulle tulnud signaal nagu alateadvusest ja kui sa selle ära moonutad, teed selle endale meelepäraseks, mida see muudab? Et see teeb sind ainult lolliks teatud mõttes. Aga võib-olla see rahustab sind aeg-ajalt, nii et palun lahkesti. Aga sellega, nii palju kui siin uneuurijad on rääkinud, kui sellega nagu aktiivselt tegelda, siis see ikkagi lõppkokkuvõttes rikub meie unetsükli ka ära, et seda remont üldse väheneb, et me ei hakka enam unenägusid nägema. Ehk siis see on see, et ega siis selle enesekontrolliga ei tasu ikka liialdada. Ja mul endal oli ka, kui ma keskkooli lõpupoole sattusin ka selle teadliku unenägemise poole, et siis internet on informatsiooni täis ja seal
kui ma nüüd ma leidsin ühe foorumi, kus siis olid kõik need teadlikud unenägijad olid koos ja seal on terve nagu teadus selle jaoks, et tehnikad ja nii edasi ja inimesed siis kirjeldavad seal peetakse avalikke unepäevikuid ja nii edasi ja seal mõnikord oli päris müstiline lugeda, et millised maailmad olid siis inimestel loodud. Et tunduski täiesti selline alternatiivelu. Jaa, aga see tähendabki see tõenäoliselt ongi see sama, et see ongi alternatiivelu, et see on ehk siis see on nagu teatud mõttes selline aktiivse kujutluse sfäär, kus me siis, ja kui aktiivne kujutlus, see ei ole aktiivne kujutlus, see on teatud mõttes kontrollitud kujutlus. Et me kujutame ette seda, mida me tahame. Et me selle unistuste maailma teatud mõttes kuidagi nagu tekitame enda ümber, et me läheme teatud mõttes mingisugusesse sellisesse kujutlusse sisse ja seal ongi meil hästi tore olla. Sellepärast, et seal on kõik nii, nagu me tahame võib-olla. Ja selles mõttes inimene on ikka armastanud mängida, milles küsimus. Et millega siis lapsed tegelevad. Ja lihtsalt jälle oma kogemustest rääkida, et see on nii, see on ikkagi mingil määral ta ikkagi on huvitav on ta kindlasti, sest et kui see teadlikkus seal tekib, et siis ta ongi sama reaalne kui see reaalsus siin, et seal see on täitsa sõnu seletamatu, kui päris ta tegelikult on. Et see tundub nagu sedamoodi, nagu me programmeeriks sel juhul nagu oma kujutlused ümber ja kujutlustesse sisse minna on, ma arvan, et teatud mõttes ohtlik. Just nimelt see sama, et kui ta liiga reaalsena hakkab tunduma, siis on sellega pisut liiga kaugele mindud. Sest me peame ikka meie üks kõige olulisemaid eesmärke siin maa peal on püsida reaalsusega kontaktis. Sest see on see pool, mis hoiab meil jalad maas. Sest meil on võimalusi ära lennata väga erinevaid. Ja see on üks asi ka Jungi lugedes, mida ta ise ka imestas, et ta tegeles nii palju aktiivse kuidas see oli aktiivne? Jah, aktiivne kujutlus seda nimetatakse. Et kus ta kogu aeg iga päev, kus ta käis oma alateaduses sobramas, aga samas, et ütles, et ka mis teda üldse koos hoidis, oligi see tavaelu või see, et ta sai õhtul perega laua taha istuda ja et see ongi teinekord, võivad need asjad ka väga lihtsasti üle pea kasvada. Absoluutselt. Et minu arvates selle kohta on jube hea näide on see deprivatsiooni vann, eks ole, et kui inimene pannakse nagu sellisesse vanni, kus on, või sellisesse tuppa kõigepealt, kus nagu helid ei kosta ja sellisesse keskkonda, kus nagu veetemperatuur on, et ta ei tunne oma kaalu, ta ei tunne seda vett, sest see on sama soe kui tema keha ja kõik nii edasi, et siis õige varsti tekivad tal nagu kujutlused. Ehk siis ta läheb nagu teatud mõttes psühhootiliseks, sellepärast, et me ei saa olla ilma, et me midagi et meid midagi ümbritseks, et me peame olema kontaktis. Mingi kogemus peab olema asjast. Ja ehk siis teatud mõttes on see nagu psüüheomadus minna sellesse kujutlusse ja kujutleda endale seda, mida me vajame või mida me päriselt vajame nagu selles mõttes, et mida vajab meie organism, meie ellujäämine, mis iganes. Ja see räägib sellest, kui lähedal tegelikult see mehhanism meile ikkagi on. Ja kui omane. Et kõik see nii need aktiivsed kujutlused, kui unenägemine, et see kõik on meie psüühele omane. Ja kui siin tuli juttu sellest, et oluline on nagu reaalsusega kontaktis püsida,
et mul nagu jälle oma kogemusest rääkida, siis ka väga pikalt ma seda teadlikku unenägemist ei harrastanud, sest ma hakkasin kuidagi igatsema seda tavalist spontaanset und. Sest ma tundsin, et sealt tegelikult tuli, see on hästi huvitav ka, et kui ma nägin seda teadlikku und, et siis tihtipeale ma ikkagi nagu lõbutsesin seal. Et kas sa lendasid näiteks või tegelesid nagu millegi lõbusaga nii-öelda. Ja ütleme, ma arvan isegi nagu rohkem kui pooltel kordadel oli see kõik nagu väga hästi, aga tihti ma sain ka üks konkreetne tegelane oli seal, kes mingil määral heitis seda kõike nagu ette. Et ja see oli huvitav, et kuidas mingil määral see asi hakkas nagu ise märku andma, et ära tee seda. Ja. Et see on see psüühe eneseregulatsiooni faktor. Ja hästi huvitav oli see, et ma alati ka, kui teadlikuks sain, siis ma alati hakkasin tegelikult seda otsima ise. Ja see on ka, mis siis tihtipeale juhtus, oli see, et enamus kordadel teda ei olnud võimalik üles leida. Et ütles, et lihtsalt, et sa ei leia mind praegu. Aga oli võimalik ka teda leida ja tema kokku saada ja temaga juttu rääkida, aga siis hästi huvitav oli ka, et sellest jutuajamisest tuli alati välja, seda on keeruline seletada, aga ta andis jälle märku, et sa pead tegelema selle nii-öelda enesearenguga, mitte lõbutsemisega. No just, et õieti on meile ju need kujutlused ja unenäod eelkõige selleks antud, et suunata meid kuidagi nagu täpsemalt iseenda juurde. Et seda siis nimetatakse individuatsiooniks jungiaanlikus psühholoogias, eks ole. Jah, eelmises saates oli sellest juttu ka. Just, et see on meile hästi oluline seda teekonda käia selles mõttes, et see viib meid pärale. Niivõrd kuivõrd, aga igal juhul. Mis sa arvad, millest võiks veel unenägemise kontekstis rääkida, kui hakkame mõtlema saate lõpu poole, et no ma arvan, et unenägemise kontekstis võiks rääkida nagu lõpmatult, aga kokkuvõtlikult ma arvan, et tasub mõelda unenägemise kontekstis sellele, et nad on meie psüühe oluline märksüsteem ja neid ei tasuks alahinnata. Et nad on meile küll mõistetamatud, aga see on meie rumalus, mitte nende rumalus. Ja ükskõik kui absurdsed ja jaburad nad ka ei tunduks, või kui hirmutavad, et see tähendab lihtsalt tugevat signaali. Et kui me selle jaburuse tihtipeale nagu avame või lahti seletame või ühesõnaga, kui me leiame nagu selle emotsionaalse kontakti selle sisuga, siis sellel ei ole mitte mingisugust tähtsust, kui jabur või mitte jabur see on. Et see on see on teatud mõttes meie ego kujutlus sellest, et see on jabur. Et sellise asja taga on tavaliselt oluline signaal, et me teeme midagi valesti. Ei muud. Aga suur aitäh sulle. Väga, väga põnev oli. Natuke on selline tunne, et võiks veel rääkida, aga võib-olla jõuab veel, et miks ka mitte. Et jah, Eesti, kuidas see oli, et analüütilise psühholoogia selts on ju. Et kui kedagi analüüs ja unenäod ja kõik siuke asi huvitab, siis ma arvan, kindlasti sealt saab
sealt see on ka mingil määral aken nende teemade juurde. No meil on koduleht juba ma arvan, et meie kodulehelt leiab palju mõtlemisainet ja ka kontakti kindlasti. Kuidas koduleht see aadress see on? Facebookis on meil ma arvan, et kui lüüa see analüütilise psühholoogia Eesti, mis ta siis on, EAPS on mul meeles Eesti analüütilise psühholoogia selts, et kui see nagu otsingusse panna, siis sellele kohe leiab üles. Väga selge. Suur aitäh sulle! Hästi, aitäh teile! Arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen, on väga tugevalt seotud jungiaanlusega. Kui soovid ise astuda sammu astroloogia poole, siis ma olen just valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seda on nii arvutist kui mobiilist mugav kasutada. astrotark.ee, seal saad vaadata enda sünnikaardi kirjeldusi, saad vaadata, millised planetaarsed mõjutused sul hetkel aktiivsed on, saad vaadata maailma horoskoopi ja saad ka muidugi siis enda lähedaste inimeste sünnikaarte vaadata. Lisaks, kui soovid sellist põhjalikumat ja terviklikumat ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikoveskiväli.com